Kristjane ja Henri perre on saabunud suur õnn. Nende tändi Dinmonti terrier, koduse nimega Elis, tõi ilmale 4 kutsikat. See tähendab, kui enne oli üle maailma hinnanguliselt vaid 3000 tändi Dinmonti, siis nüüd 3004. Täna sünnib maailmas kahjuks ainult umbes 150 kutsikat aastas. Kui tõukutsikaid sünnib maailmas aastas vähem kui 300, tähendab see, et tõug on väljasuremisohus olevate nimekirjas. Teise maailmasõja ajal tõuaretus peatus, paljud koerad hukkusid ja siiani pole see päris hoogu sisse saanud. Miks? Ma arvan, et selles on palju ka seos sellega, et nad näevad naljakad võib-olla välja tavainimese jaoks, et selline suur pea, suured silmad, pikk keha, lühikesed jalad ja ma arvan, et selline võib-olla klassikalisema välimusega koer on täna inimesele võib-olla silmale atraktiivsem. Kuid Kristine ja Henri koerad on pälvinud väga kõrgeid auhindu. Näiteks kutsikate uhke isa, koduse nimega Snoopy, võitis paar nädalat tagasi Slovakkias terve näituse. Ehk siis Best in Show ja lisaks oli siis ka Supreme Best in Show, mis oli siis kõigi 3 päeva näituse võitjate vaheline siis selline mõõduvõtt ja siis Snoopy oli sellel Supreme Best in Show'l teine. Ta on saavutanud palju tšempioni tiitleid, palju võitjatiitleid ja lisaks sellele on ta suhteliselt erilise asjaga hakkama saanud. Nimelt on ta 2 aastat järjest Eestis võitnud Eesti Champion of Champions gala, mis on siis kõikide, ütleme siis Eesti edukaimate koerte vahel peetav võistlus. Nii et 2 aastat järjest oli ta selle näituse kõige ilusam koer. Kõrgeid auhindu on pälvinud ka teised selle pere tändi Dinmontit. Kõik ei jõua siin üles lugedagi. Neid teeb väga eriliseks ka see, et neil on ainsa tõuna maailmas fiktiivne siis väljamõeldud tegelase nimi, ehk siis tõu nimetus tändi Dinmonti terrier tuleneb raamatu põhjal Guy Mannering, mille kirjutas Sir Walter Scott. Ja selles raamatus siis peategelasel härra tändi Dinmontil olid pipra ja sinepi värvi terrierid ja ka tänapäeval siis tõu värvusteks ongi pipar ja sinep. Selle pere koerad on sinepi värvi. Tõuk pärineb Šotimaalt 17. sajandist ja on olnud populaarne ka aristokraatide seas. Tändidele on siis Šotimaal Selkirkis püstitatud ka selline skulptuur, mis on siis tehtud kuninganna Elisabethi skulptori poolt. Ja siin on kujutatud koera nimega Old Ginger, keda peetakse siis kõikide tändide esiisaks. Samuti on see ainus koeratõuk, kellel on õigus kanda ametlikku klanni tartanit. See on Sir Walter Scotti isiklik mustvalge tartan. Tänapäeva tändi Dinmontit on rahulikumad kui tüüpilised jahti pidavad terrierid. Küll aga on neil piisavalt südikust, ta tuleb sinuga hea meelega metsa, ta mängib palliga ja nii edasi, et aga nad on rohkem tänapäeval ikkagi seltsikoertena peetavad, ehk siis selline diivanil lösutamine on neile väga meelepärane. Karvatutt peas, mis nüüd on ilusasti juuksekummiga kinni, omas otstarvet, kui koer läks urgu saagi järele. Kui tändi läks urgu ja seal oli siis vastas see jahitav loom, siis ta ei vigastanud mitte koera, vaid ta sai kinni nendest karvadest ja täpselt samamoodi siis kõrvade otsas need tutikesed, mis neil on, et siis need kaitsesid tegelikult kõrva selle eest, et siis koer viga ei saaks. Nendest 4 nunnust kutsikast 3 on juba uued omanikud olemas. Üks ootab veel oma peret. Nad on üsna krapsakad päris pika eani, et see kõige vanem saab suvel 13 juba. Täna on Eestis tändi Dinmonte vaid 13, pluss need 4 veel registreerimata kutsikat. Baltikumis kokku 14. Mind köidab see tõug selle poolest, et nende mõnus tasakaalukas iseloom ja siuke tuju tõstev eluhoiak, pluss lihtsalt on soov neid koeri nagu mõnes mõttes säilitada või kaitsta, et kuna ta siiski on väljasuremise tõug, siis kahju oleks, kui nad siit ilmast ajaloo ilma vajuks. Nende suur hing on kõige suurem, ütleme selline asi, mis hoiab näiteks mind selle tõu juures, et sellist sõpra, sellist lojaalsust, nende silmadega otsa vaatamist sa
igaüks muidugi ütleb, et nende tõug on kõige parem, aga mina ütlen, et see tõug on kõige parem. Joo.